tere hommikust! Kell on praegu 9:18 ja kell 10 võtab peale mind minu kallis Ragne ja me lähme Tallinnasse MyMagicusse küünetehnikute päevale. Ma absoluutselt ei tea, mis see päev endast toob või nagu ma ei ole kunagi sellisel üritusel käinud, aga ma saan aru, et seal tutvustatakse mingeid uusi tooteid. Seal on mingid väiksed koolituse apsukesed ja see üritus on tasuta, nii et miks mitte osaleda. See info tuli välja kuskil veebruari keskel, kohti oli piiratud arv ja me Ragnega üsna kohe nagu registreerisime. Nii et täna me lähme ja kuigi Ragne on autojuht, siis me otsustasime minna rongiga. Me ei olegi koos vist kunagi rongiga sõitnud, mis on tore, et täna seda teha saab. Mulle rongid väga meeldivad. Ja ma ei tea, mis oma juustega teha. Esiteks, ma vist tegelikult juba mainisin, et ma lõikasin oma tukka liiga lühikseks. Eile ma lõikasin ta siitpoolt ka lühemaks, sellepärast, et see oli nagu, siitpoolt oli kulm peidus ja siit oli väljas, nii et ma proovisin nagu natukenegi saada võrdsemaks, aga ma ei ole midagi teha. See ei ole mu lemmik. Mulle tundub, et mu juuksed tahaksid natukene volüümi. Siin on mingisugune what's happening here. Et ma natukene nendesse kohtadesse tahaksin voluptuous'i. Nii et natukene krepitan. Ühe käega ei saa ikka asju teha. Tahad näha, et see hukub välja või? Oota, ma tahan hakkama saada. Ragne tahtis aidata mind, aga ma ei lubanud. Ja ma olen ikkagi iseseisev naine ja ma saan ise oma võileiva välja. Tegin võikuga. Sina ütlesid. Ragne tõi mulle kommi. Miks mul pugib siin ei saa? See mallukas või õigemini malluka mees Märten tegi siis lehe, kus saab paljastada erinevaid seksuaalkurjategijaid ja neid naisepeksjaid. Ja nüüd meile Ragnega tundub, et kõik mehed on natuke pervonaaga, nagu siin, kes siin Tallinnas on. Natuke vaatavad nagu imelikult. Letkine. Saada. Saaksid aru, mida ma tahan teile näidata. Näiteks siia õukeselt nendesse kohtadesse ja tekitasin efekti siia. Sellega saab teha kõike. Saab teha ambreed, saab joonistada. Kui sa nüüd võtad lihtsalt selle värvi, see peab kõvasti haarama. Kui sa võtad selle värvi kohe otsa siit nii-öelda sellest purgist, veeniks piistriga ja väga paljud teevad sellise hea, et võtad selle välja, või issand, et mis see on. Lihtsalt toimima ja seda ma võin lubada, et Eleven Austraalia Miracle sarjaga saate seda kõike kogeda. Üks luine ja seda tegime ühel vedena, et kui teha neid piisliga valmistada ma ei teadnud seda, ütlengi. Sisu luua ja sellega ma olen tegelenud umbes 5-6 aastat ja kõik sai alguse sellest, kui ma olin umbes 15. Jube keeruline on jälgijaid juurde saada. See on selline platvorm, mis on nagu loodud selleks, et sul lähebki väga kaua aega. Nii palju asju, et raha läks nii palju. Ja siin on ainult üks sinine ämber. Me saime kingitusi ka, see on tore. Miks ma siis kodus näitan, mis ma kingiks sain ja mis ma ostsin ja
ta läks nii palju raha. sul läks rohkem. Ja sa sundisid mind asju ostma. Ei sundinud. Mul läks veel rohkem raha. No kuule, ma saatsin üldse Ragnale nimekiri asjadest, mis ta mul osta võiks, et osta ise. Iseseisev naine ostab ise endale. See on mina millegipärast, sind ei ole. Sa oled kujutitava sõbrannaga. Miks ei räägi? Siit saaks nii palju head värsket kraami, aga ma ei viitsi tossida praegu. Lähme jälle sinna poole. Siin on esimese klassi piletid. Siin on muidugi palju rahulikum, aga kallim ka. Oi, sossi, siin on tõesti palju rahvast juba. What? Mida helvete? Ma ei tea, kuidas teile, aga meile tundub, et väga ebamugav rongis süüa. Ei ole. Aga kõht on nii tühi, et mina võtsin endale mingisuguse päevapakkumise ja Ragne võttis salati. Näita siis, mis sa teed, mis juba katsetab. Nüüd me näeme, kui ilus on Ragne. Ja Ragne. No niiviisi, nüüd tuli veel käia läbi pakiautomaadist ja võtta välja ka Angel Nailsist tellitud pakk. Nii, me nüüd jõudsin koju ja tahtsin näidata, Ragne tõi mulle üle nädala aja tagasi tulpe. Vaadake neid, nagu, ma tean, need näevad natuke närtsinud välja, aga need on ikka veel nii ilusad. Enne kui ma hakkan samme tegema, siis ma näitan, mis ma ostsin. Nimelt kummikindad. Siis kingituseks sain ühe aluskeeli, ühe pealiskeeli, küüneli ja siis siin on mõned need ka baaskeelid, paar värvi, ehituskeelid, 3 tükki, see ja that's it. Ja see kastitäis, mis siin praegult on, läks maksma 130 €. Nii, lapsed said süüa tortilla frappe ja mina ise teen endale ja Raunole salatit, sest see rongis söödud mis iganes pita sai ei teinud mu kõhule head. Nii et ma tahaks midagi kergemat õhtuks süüa. Nii, salati sisse läks roomasalat, frillis, paprika, kurk. Siis ma tegin kastme, kus sees on kreeka jogurt, punane sibul hakitud, sool ja natukene sriracha majoneesi. Siia siis läks veel kana, siis olid meil, ma ei tea, üleeilsed kartulid. Ja ma panin natuke kõrvitsa seemneid, nii et siuke salatikene. Tere hommikust. Päike paistab. Ma ei ole juukseid kamminud, aga ma võtsin endale süüa. Ma mõtlesin, ma näitan. Ma ei maganud täna väga hästi. Ma arvan, et seda und tuli circa 7 tundi võib-olla, aga see oli üsna katkendlik ja mitte kõige meeldivam, nii et eks me näeme, mis sellest päevast välja tuleb. Rahulikult jahtuma. Ma ostsin Selverist üks päev äkist. Mille äkist see oli, kas sa mäletad? Mis kala see oli? Ja võtsin 2 viilu leiba. Ma ei viitsin endale isegi kohvi teha. Mul ei ole isu, aga ma lihtsalt söön, et siis on söödud. Tegelikult juhtus nüüd niimoodi, et leiva peale ma panin toorjuustu ja ma läksin ja praadisin selle kala ära, sest mul täna natuke tekstuuri probleem. Ei läinud alla see toores kala mul. Ja Rauno sööb omletikest. Talle väga meeldis see omlett, kuidas ma seda tegin, nii et täna ta proovis ise teha. See on tõesti ebameeldiv, et siin on rood sees. Kui ta oli toores, siis ma kuidagi ei tundnud seda ja nüüd ma tunnen ja see häirib mind. Mul meeldib ka külmalt rohkem. Ma pean laskma jahtuda. Soojalt ei ole nii hea võileiva peale.
Ka laululind või? Pani filmima, saaks seda olema. Ma tegelikult tahtsin oma muredest rääkida lihtsalt, et nagu seal ei ole vahet, mida ma täna endale hommikusöögiks võtan, mitte miski ei taha hästi alla minna ja kõik, mis midagi ei sobi. Jah, ma tegin võileiva endale. Natuke vähem süüa, sa ei pea ju sööma full. Ma võiks seda frillist lihtsalt süüa. Mul on tunne, ma tahan nagu, ma tahan krõmpsuvat ja värsket asja. Just ma proovisin seda Coopi kodujuustu. Ma ei olnud varem seda ostnud, aga see oli nii palju soodsam ja see on väga vedel. See on nagu, siin on nagu piim sees. See tegelikult on väga maitsev, nagu üldse ma ei kurda. Noh, ei fokusseeri ära, aga ta on hästi-hästi vedel. Discgolfi, aga me ei, kas me jõuame Kaiu või? Kell on 10:30 juba. Kui aega jääb väheks, siis me lähme minema. Lõpetan varem. See on mingi nõme ju. Mis vahet on, me lähme liikuma ju. No jah, seda küll. Me läheme praegu punkte loeme peast ja nii on lihtsalt. Et see ei pea olema nüüd mingi challenge. Merit ei ole vastanud ka, ma arvan, et ta magab. Aga võtame lihtsalt selle lindi kaasa ikka. Ma ei ole sellest ka rääkinud, et mul õhtuti on selline nagu ärevus sees millegi pärast. Ma olen siin paar õhtut ka TikToki vaadanud. Ma arvan, et see on üks mõjutajatest. Õnneks, ma ütlen ausalt, et ma ei tea, kuidagi peale seda, kui ma hakkasin YouTube'i jaoks filmima, siis mul ei ole nagu aegagi eriti palju sotsiaalmeedias aega veeta, mis on nagu super tore, sellepärast, et mu aeg kulub monteerimisele ja et kui ma olen ekraanis, siis ma pigem kasutan nagu aega selleks, et monteerida ja jah, need siuksed scrollimised ongi tihtipeale jäävad õhtuks, aga ma pean proovima seda ikkagi vältida ja TikTokis ma pean natuke oma algoritmi siin noomima ja proovima muuta ise, et mulle lööks ette jälle küüne contenti, siis mul ei ole selle vastu midagi seal olla, aga ma peaks oma pea ära kammima, ma olen siin nagu mingi saraleenuna. See on nii võimekas. Meil oli eile Ragnega veel sisenali, et me oleme iseseisvad naised. Mis asja me iseseisvad naised? See oli päris jah. Ma ei oska seda edasi anda, sellepärast, et see oli eile ja see oli nagu, sa oleks pidanud seal olema ja sa oleks pidanud naine olema, et sellest aru saada. Sest sa ei ole iseseisev naine. Iseseisev naine või? Okei. Ma võin olla, mis ma tahan, enne. Seda küll. Me oleme tegelikult lesbian suhtes. Okei. Miks sa mängid sellega? Pane nüüd enda kola kokku ja lähme. Ma ei... Kas sa tead ka, kui väsin ma olen pärast seda või? Päike on väljas, see on alati tore. See teeb kohe kõik natukene paremaks. Mis puudutab mu challenge'id, siis ma olen väga tubli olnud. Ma eile... Ühesõnaga, mul läheb hästi praegu, ma tunnen, mul läheb täitsa hästi. Me nüüd viime selle lindi küll tagasi ja see tähendab seda, et ma ikkagi pean õue vedama ennast, kui ma tunnen, et et kui ma ei ole nagu seda liikumist päeva jooksul teinud, siis ma pean ennast õue vedama. Eile oli nii hea, ma sain jälle lindi peal selle ära teha. Aga see ei kuulu meile, see tuleb tagasi viia, nii et... 50 minta saame mängida. Siin on lund. Ma unustasin enda peavaela koju, nii et ma loodan, et kõrvad ei hakka haiget tegema. Okei, on soe kindlasti. Soojem jah, ikka. Päike suendab. Meelega madala viskele. Väga sirge vise, ütleks selle peale. Üks härra püüdis meil siin miinuspunkti praegu. Pressor on või? Aga
ligidal. noh. Voilà. Oleks tahtnud ennem ise ka niimoodi saata, kui seda kaugmiselt tegid. Jah, käes hoida või? Täiega. Ja siis oleks poole hüppe pealt. Like and subscribe. Nii. Rauno teeb veel viimase viske ja siis me hakkame minema, sellepärast et mul on vaja nüüd reumatoloogile jõuda ja analüüsi vastuseid teada saada. Ja ühtlasi ka sellepärast me tegelikult on aega või natuke mängida, aga ma väändasin oma jala välja. Nagu niimoodi hüppeliigasest nagu sisse poole. Nagu niimoodi. Ja nüüd see hüppeliigeste paigid. Üks halb rada on. Jah, praeguses võtmes siis eelviimane. Läks Rauno natuke pahasti. Aga ta oleks esimesel rajal peaaegu 1 viskega korvi saanud. Ja mõnel rajal oleks 2 viskega korvi saanud, aga kaugelt. Aga ei saanud, oleks. Aga muidu tuli 3 pördit. Jah, minul ei läinud üldse hästi. Aga ma nautisin ilma, kõndisin. Ja punkte mingist hetkest enam ei lugenud, suva. See ärritab mind. Ja ma ei taha nagu iseendaga nagu mingit võistlustunnet ja ma ei taha ärrituda. See ei ole väärt seda, sport peaks olema rõõmus ja tore. Nii et mida sa naerad? Inimesed selle jaoks teevadki, käivad olümpial, et olla rõõmus ja tore. Ei no, mina kui harrastaja sport, ma ei ole sportlane selles mõttes. Ja me mängisime 45 minutit. Nii et see oli 10 rada. 10 rada, jah. Siin on meta sees natuke tilu-lilu. Muidu alati, kui me käime Kaius mängimas, siis meil on siuke traditsioon olnud, et me peale mängu lähme käime siin külakoobis, võtame jäätist. Praegu ei võta, praegu me joome vett. Pole isu ka väga. Ma pean arsti juures selle mütsi ära võtma ja ausalt öeldes ma ei julge isegi näha, mis siin all on. Saab ka sooja saanud. Kuhu ma lähen? Kuivada nii kaua on? 20 mitte. Kuule, ei ole hullu. Mis asja? No niiviisi. Õnneks suur pilt on okei. Ma pean minema kurgu, nina, kõrva arstile edasi, et kuigi mul on mandlid ära lõigatud paar aastat tagasi, siis mul on streptokoki näit nagu liiga kõrge. Et äkki on mõistlik ära käia seal, nii et ma käisin veel perearsti juurest läbi ja nüüd on koju minek. Nii lõunaks särisesid kanakesed valmis. Ja värske salat jälle. Päike on nii ere. Ma tean, et te olete täna mu nägu juba päris palju näinud siin, aga ma tahtsin öelda, et kui sellel päeval, kui see video üles läheb, on ka ilus ilm, siis minge õue. Ime ilus. Nii, selline õhtusöök on meil kapsasalat, kanavorst, leib. Tahaks aega, et keegi selle suure tule kustu paneks. Aga noh, tahaks ta jääda. Ma olen kõht täis, ma ei jaksa püsti tõusta ise. Tuli täitsa magusa isu. Ma võtsin pähkleid, mis meil Poolas kaasad olid ja me põhimõtteliselt ei sööndki neid. Nüüd on nii ja võtta. Tegin endale hommikuks täna väikest omletti, kodujuustu, paprikat, sepikut toorjuustuga, aastal sama toit ja siis mul on siin seltsiks selline rõvedus, väk, ma ei taha isegi katsuda seda. Siin on kuunikalastkõik. Vaata, kui peenikene see oli. Seda poleks pidanud pannile pannagi. Mäletad, milline roodusel oli või? Jah. Seal oli ikka paks ja ilus roosa seest. See oli ikka see on nagu joke. See on nagu kanaliha oleks ära praegu. Kurb on vaadata isegi. Natuke võiks olla vähem küpsem, ma üritan viisakas ka olla. Täiesti küpsend lihtsalt. Seda on lihtsalt nii naljakas vaadata.
sa võtsid tuliõlisteegi või? nagu pole nii või nagu me vahetasime poole peal. olevat nii, uus päev, uus rada discgolfi. me lähme täna mängime Mädara discgolfi pargis. ma olen seal ühe korra käinud kunagi. Rauno pole seal käinud, nii et talle on põnev. jah. Külmus. siin on külmus jah. äkki peaks, me saame tegelikult tagasi tulles äkki mingi energiabatooni või midagi võtta. või ma ei kujuta ette mida. Ei ole vist jah. siin on nagu jahedam, ma ütleks. Aga 10 kraadi näitas ikka. Jah. Kas sa lapi võtsid endal või? Siin on nii ilus. Siin on tunduvalt külmem, nagu kohe täitsa külm. Vari jah. Siia saab mustikale tulla. Rajakaardist ka väikse klipikese. Nagu see korv siin, et see küll 45 meetrit. No ütleme nii, et mul see järjestus on ikkagi nagu natukene sassis, sest me ju käisime nädala mängul ja me alustasime suvalistelt korvidetega. Me ei alustanud. Ei, vaata, siin on päris hästi näha. Korv lõpeb. Ma võib-olla pilti tegema sellest ka. Niimoodi tõmmata sirgeks. Ma teen natuke parem jah, sest ma kukun muidu ümber. Tagant tunned neid lihased, mis hakkab saama. Ei, lõpetage ära. Ma ei saa siukseid asju teha. Ma ei tohiks üldse mängidagi discgolfi. Kui peaksid. Siin pole ju põhimõtteliselt ju sedagi. Terve mina viskan siin. Ühesõnaga, ma lihtsalt viskan ja vaatame, mis saab. Ma oota, tegelikult ma võtan veits. Ma võtan oma kreissi pigem. Vist jäi mäe peale. Teeme ühe viskaga vist, lähme edasi. Jaa. Kui ma siia samasse ette just sellesse. Oh my god! Tegelikult oleks võinud oma jala kinni siduda, aga ma ei teinud seda. Ja siin on palju nagu sellistest küngastest üles-alla kõndimist. Sealt viskusime. Mina viskasin siia. Ja see peab jõudma sinna. Oi! On tervist jõudu. Mulle väga meeldib see rada, see on nagu hästi ilus. Tõesti on väga kena. Siin on isegi kuiv käimla olemas. Külakiik. No nii, mis meil üldse lõppskoor oli, sa ei öelnud? Ma ei vaadanud. No sa ei vaadanudki või? Aga muidu, kuidas rada meeldis? Tehniline. Suvel on täilik peininud ääs, ma kujutan ette. No ja siin on need sõnajalad ja värgid. Kõige hullem ei ole isegi, siin on männi. No seal taga põllu peal on halb, sest siis on... Jah, seal tuleb seifist lihtsalt. Jah. Rajad olid jah pisikesed, aga samas nagu tehnilised ja metsa sees ja väga ilus rada, mulle väga meeldib. +3 ja +9. Juba tegin 7 viset, et korvi saada, nii et või noh, nagu penaltitega koos. Aga ma ei tea, kui paljud teist üldse tegelikult discgolfist midagi teavad või üldse golfi reeglitest. Pärast on üldse kinnine üritus. Paša, kuhugi, aga paska. Meil on täiesti välja teenitud jätsipaus siin Fit Life'i vahele. Aastasteks, sest alguses proovisid lihtsalt tagasi Leigari. Kõik selle keele kiiresti selgeks. Esimene aasta 2 on raske. Ja siis läheb jälle kergeks. Tšau, ma ei ole varem seda voice-overi asja teinud, aga 31. me käisime Heleniga Tallinnas, nimelt uuskasutuskeskuses shoppamas. Siin me käisime ka
Kilomaksis võtsime ühe kiire lõuna ja magustoiduks jäätise. Ma ei ole varem seda gelatot söönud ja see oli lihtsalt nii maitsev. Siin on hale katse teha superlahe klipp sellest, kui toredasti ma seda jäätist tõstan, aga tegelikult see maitses üli hästi ja ma võtsin šokolaadi ja pistaatsioma ja see kokku maitses nagu Dubai šokolaad. Siin me näitame mõnda oma saaki üksteisele ja minu kott nägi välja täpselt nagu minu kott, peaaegu üleni roheline.